Tere tulemast lugemisse, armas kuulaja. Valgusta Janna siin. Mina olen kanaldaja, selgeltnägija, tajuja ja jagan siia teile, meile kõigile sõnumeid, mis inspireerivad ja aitavad sul näha, ära tunda neid kohti, mis vajavad tähelepanu ja äratundmisi. Ja see sõnum on siin gruppidena tuleb seekord ja arvesta siis sellega, et see on suurele hulgale inimestele, et võta see, mis sind kannab ja toetab, mille sa ära tunned, mis sa enda jaoks pead tähtsaks ja kui sind hetkel mingid sõnumid ei kõneta, siis see on ka täiesti okei ja see on ka osa sellest kõigest. Ma olen pannud siia 3 gruppi ja täna me räägime siis hingeteel käimisest. Vaatame, mis üles tuleb, mis olulised sõnumid, millest olla teadlik. See hingeteel käimine on ju üks olulisemaid, minu jaoks üks olulisemaid aspekte elus, et me oleksime joonduses, et me oleksime ühenduses selle kõrgeima teega, mis meie jaoks on hetkel kättesaadav, mis on meie jaoks loodud, meie jaoks mõeldud ja kus me tegelikult tunneme ennast hästi ja me tunneme ära, et me oleme sellel teel, me oleme selles ühenduses, kus me olla tahame. Ja minu üks eluülesanne ongi inspireerida inimesi olema ühenduses iseendaga ja käima seda rada, mida nad on tulnud siia käima ja oma kõrgeima minaga ühenduda ja julgust, et hästi palju tahan jagada julgust, et inimesed julgeksid valida selle raja ja vabastada ennast siis nendest programmeeringutest ja köidikutest, mis hoiavad valedes kinni. Grupid on meil seekord ametüsti grupp, roosa kvartsi grupp ja ingli aura grupp. Tunneta, mis on sinu ja me alustame ametüsti grupiga. Nii, tere tulemast lugemisse ametüsti grupp. Mul on suur rõõm, et sa oled siin, et sa oled valinud tulla kuulama neid sõnumeid ja alustame. Suurim olulisem sõnum sinu hingeteel. Teen meile ühe väikese puhastuse ka. Olgu siis selline jumalik teadmine ja tarkus voolamine täna meiega. Esimene sõnum tuleb selline spontaansus ja intuitiivne loomine. Näitan sulle ka siin seda kaarti. Ma tunnengi, et sinu hingerada või selline rada, kus sa oled käimas, see praegu kutsub sind üles sellisele spontaansusele ja oma sisemise intuitsiooni kuulamisele. Et see on see koht, kus sina juhid seda draakonit. Sina juhid seda suurt ja võimast elu, mis sul siin käimas on. Sa õpid seda meisterdama. Olema meister selles, olema teadlik looja, oi kui huvitav. Meiega ühines erilane, väga põnev. Et sa õpid seda elu ja seda rajal käimist meisterdama, sa õpid läbi oma intuitsiooni ära tundma, kus on need kohad,
kus on need kohad, mida sa tahad valida, kus on need kohad, mis sa ära tunned, et need pole sinu. Ja see eeldabki sellist julgust, et sa seda spontaansust, seda äratuntavat tunnet enda sees, et sa julged sellele järgneda. See on nüüd hästi selline suur üleskutse, et siin see meesterahvas, kes siin on selle nii-öelda draakoni peal, tal on kindel, me lähme sinna. Ma tean, nüüd me lähme sinna. Ja siis tal tuli sisemine kutse ja siis ta teadis, et me lähme nüüd sinna teisele poole. Et see on selline koht, nagu kus sul on julgus liikuda ja valida ja olla selles, võtta vastu tähendab see enda teadmine. See on väga võimas koht, sest et see koht juba eeldab teatud tasemel olemist, teatud meistritaset, on ju. Et sa oled juba tegelikult oma selle sisehäälega kontakti saanud. Sa oled juba selle ühenduse mingil määral loonud, on ju. Et nüüd on lihtsalt nagu see spontaanselt selle järgnemine. Ja samas see kaart nagu kutsub üles sellisele loomingule, et ma tunnen, et sinu rada, kus sa oled, et sul on nagu sellesse julgelt võid minna sellesse loomisesse, loomeenergiasse, et teha päriselt asju ära. Et julgeksid päriselt nüüd nii-öelda kapist välja tulla, panna see loomeenergia töösse. Ma vaatan siia veel sõnumid. Ma panen praegu meile siia 3 olulist märksõna. Kolm olulist märksõna meie lugemisse seoses siis selle hingerajal käimisele. Nii sõnumid sulle. Esimene on pööra tähelepanu oma unenägudele. Et võib-olla unenägudest tulevad sulle mingisugused olulised äratuntavad sõnumid. Unenäod ei pruugi tähendada nagu alati üks-ühele täpselt seda tõde, vaid need on nagu sellised, võivad olla sellised nagu sõnumid, mida sul on vaja tunnetada või mediteerida nendega või luua enda sees sellist selgust, et miks ma seda unes nägin, et ära kohe sellest esimesest konksust nagu alati haara. Iga olukord on muidugi erinev. Aga vahel on niimoodi, et nad on nagu sellised hästi põnevad ja sügavad lood, et kui sa tunned ära, mis see sõnum tegelikult oli, mis see sisemiselt paneb sind nagu rõõmustama, et järgi seda rõõmu ka. Ja teine sõnum tuleb, siis on tagurpidi oli meil see kaart, aga tuli intuitsioon. Ahah, huvitav, et meil oligi tegelikult siuke intuitiivne loomine ja nüüd meil tuligi nagu sõnum, et midagi toimub nagu intuitsiooniga, et see on praegu tagurpidi. Intuitsioon ei ole austatud, et on nagu sellised uskumussüsteemid, mis tahavad justkui üle võtta, teha ennast tähtsamaks ja teha sinu intuitsiooni nagu nimetada seda võib-olla lihtsalt emotsiooniks või millekski ebakindlaks. Ma soovitan sul selgeks teha, mis asi on sinu intuitsioon, mis asi on sinu kõhutunne, sinu teadmine, sisemine teadmine. Et sa saaksid iseenda sees rohkem selgust, mis see sinu jaoks tähendab. Et siis see intuitsioon saab minna nagu õigesse kanalisse ja toetada su elu nii nagu ta on mõeldud su elu toetama.
et meile on antud sisemine tarkus, on ju, see on meie sisemine tarkus. See on ilma selleta tegelikult inimene muutub elutuks. Kui me ei kuula oma sisemist tarkust, siis meie sees ei ole elu. Sest see on meie elu, see on meie allikas. Kui me lõikame ennast ära oma sisemisest intuitsioonist, anname väe ära kellelegi teisele, siis meil tekib palju probleeme elus. Just ka väekeskuse teemad, kõhu teemad, seedimine, ebakindlus. Ma ei tea täpselt, mis ma tahan, mis ma teen. Et pööra sellele suurt tähelepanu, see on sünkroonis praegu teemaks ja väga oluline koht. Ja viimane sõnum siit 3 sõnumist tuli see, et taasta oma energia. Liigu rohkem igavikku, olemisse. Et on nagu mingid koormavad asjad sinu energia väljas, sinu energeetikasse sinu energeetika on puhastamata. Me saame ise oma energiat puhastada, me saame ise seda vaadelda, tulla kohale, näha lahendamata teemad, teiste inimeste energiat meie väljas. Tule nagu hästi kohale ja vaatle, et mis seal on ja kuidas ma ennast tunnen. Kui sa tunned, et sul ei ole sellega kontakti, sa ei tea, mis asi see on. Mis asi see võib olla su energeetikas. Esiteks ma soovitaksin sul tulla meie koolitusele, kus me jagame, meie tervenduskunsti esimese astme koolitus oleks kindlasti see, mis aitaks mõista energeetikaid paremini, mõista seda, kus sa oled, mida sinu väli räägib ja kõik see oluline. See oleks nagu esimene asi, mida ma soovitaksin, kuna see on tõesti vägev asi, muidu ma ei soovitaks. Ja teine asi, mis ma soovitaksin, on see, et teha selliseid taotlusi, mis aitavad sul ka enda energeetikat häälestada ja seadistada. Muidugi me oma koolitusel õpetame ka taotlusi tegema ja palveid, et see on hästi oluline osa meie elust. Meil tuleb selliseid asju õppida. See on väga huvitav. Aga sind aitab muidugi siinkohal ka hästi tugevalt sinu enda intuitsioon. Et kuula või küsi oma intuitsiooni käest, see on võib-olla natuke käivad käsikäes need harjutused, on ju, et sa oma intuitsiooni käest küsid, et kuidas sina saad oma energeetikat taastada, kuidas sa saad seda puhastada. Muidugi sa saad kasutada ka lisaks veel, on ju, viirukid, Palo Santo, kristallid, see on selline kõrvaline abi, mida me võime vastu võtta, et ei pea seda ka kartma. Aga et kõike saab enda energiaga ka teha, et siin on nagu mingid kohad, mis vajavad su tähelepanu. Need olid siis sellised 3 olulist sõnumit. Ma tunnen, et siia gruppi on praegu saanud nii palju juba kodutööd, et ma väga palju siia ei tahagi enam panna suuri sõnumeid peale. Ma tunnen, et see on praegu piisav, aga ma siiski panen veel ühe toetaja, vaatame, mis ülestõusnud meistritest, kes nagu sinu õnnistuseks ja toetuseks praegu tuleb. Nii. John of Arc, John Dark, Voice of Truth ehk siis tõe hääl. Õnnistused sellele toetajale su teel. Ja siin on nüüd see tõe hääle koht, on ju, et sa oled nagu mingis mõttes su hingerajal on selline koht, et seesama vaata, et see julgus, millest me rääkisime. Et ja oma tõe välja ütlemine, julgus öelda välja, mida ma tegelikult tunnen.
kui sul tuleb nagu sellega juba asju üles, siis vaata, mida ma kardan, mis on minu blokeeringud. Võtan vastu need tunded, mis on seal all peidus. Tunnen nad ära ja saan vabaks. Seisa tugevalt. Hoia fookuses oma eesmärki. Vabasta hirmud. Hirmud, et midagi juhtub. Hirmud, et kui ma oma tõde räägin, siis tuleb see ja see ja see. Ja siis juhtub see ja see ja see. Ja siis ma tunnen seda ja seda ja seda. Aga et sa teaksid siis need tunded, mida sul on vaja ära tunda. Need tunded, mida sa mõtled, siis ma tunnen hüljatust ja ebakindlust ja hirmu või mis iganes need sinu jaoks on. Need ongi need tunded, mida see olukord välja kutsub. Sest et sinu tõde, sinu hääl on sinu vägi. Ja vaata lihtsalt need asjad, mis selle väe ees seisavad. See tulebki sul nüüd veel lahti harutada. Ära tunda. Vastu võtta. Vastu võtta iseendas. Et see enam ei takistaks sinu väge. Et see ei oleks enam su tee peal ees. Ja seesama meister tuleb sulle väga võimsalt toeks, ma tunnen, kui sa soovid seda vastu võtta. Sa võid teha selliseid palveid ja taotlusi, et oleksid nagu toetatud sellel teel. Et kui sa soovid nüüd seda abi vastu võtta, et sa võid teha ülestõusnud meistritega koostööd, see on väga okei. See on imeline, see on ilus. Me julgeme võtta abi vastu, et elada täielikult oma elu, seda rada käia täielikult, mida ma olen tulnud siia kõndima. See ootab mind, see on minu jaoks loodud, see on minu tee. Et ma ei taha ekselda enam kõrvalistel teedel ja käia uitamas ringi, vaid ma tahan olla selge, kindel, ma tean, kus ma lähen, minu tee. Aitäh sulle grupp number 1, et sa tulid kuulama ja ma soovin sulle õnnistusi. Ja ma soovin sulle ilusat päeva jätku. Nii. Tere tulemast lugemisse grupp number 2, Roosa Kvarts. Aitäh kellukestele puhastamast selle eelmise grupi energiatest ja siit me siis alustame. On hea meel, et sa oled siia jõudnud ja täna me siis vaatame hingetee sõnumeid, mis on kõige olulisem sõnum, mis sinu hingeteel soovib olla kuuldud, et sa teaksid. Nii, nüüd näitan sulle ka. Selline maskeraad käib kuskil. Mingi maskeraad on see, mingid maskid on ees. Ei ole seda päris puhast asja veel. Mingi asi tahab saada eest lükatud. Mingi asi tahab olla tõesem. Mulle tundub, et sa hoiad mingit visiooni või pilti endast, mis ei kuulu tegelikult sulle. See ei ole sina. Ma aitan nüüd sul sellest endast välja tõsta. See ei ole sina. Ma mõtlen, kas siin on. Natuke on pime, aga vast ei ole hullu. Et see, sa oled võib-olla arvanud, et sa oled mingit moodi, võtnud endale maski ette ja nüüd sa üritad seda näidelda. Aga nagu selle pildi pealt näha, see naine tegelikult ta ei ole nagu rahulik ja õnnelik. See ei ole see, sa ei saa olla keegi, kes sa ei ole. See ei ole see.
sa saad olla see, kes sa oled ja sul see on kõige lihtsam, mõnusam, kõige parim olemine, mis olla saab. Olla sina ise. Vaata palun, jälgi, saa teadlikuks, kus kohas on need kohad, kus sa veel maske hoiad ees. Kus kohas sa reedad iseennast. See on väga valus kogemus. See on nüüd selline koht, kus ma saan aru, et on natuke raske välja tulla, aga siit tuleb sulle see sõnum, et see on koht, kus sul tuleb välja tulla, kui sa soovid olla joonduses enda tõega, kui sa soovid käia oma hingeteel, siis hingeteel, sorry, seal ei ole ühtegi maski. Seal on sina ise, sina ja sinu puhas olemus. Seal sa ei saa tõmmata endale mingisuguseid asju pähe ja öelda, ma olen see või ma olen too. Sa oled kõik see ja mitte midagi. Sa ei ole ükski see mask. Et siia tulebki natuke sellist mängulisust nagu luua. Ja leida see puhas ühendus iseendaga jälle ülesse. Leida need kohad, õppida nägema oma mustreid, oma programme. Õppida ühenduma endaga, algolemusega. Julgema hingata sellena, kes sa oled. Kui sa vajad sellel teekonnal toetust ja julgustust, et nagu häälestuda sellele, siis ma kindlasti soovitaksin sul tulla meie koolitusele. Nagu päriselt, ma ei soovitaks seda niisama. See on imeline võimalus, kuidas seda teha ja kuidas neid programme, mustreid, harjumusi märgata ja õppida neid maha viskama. Ja ühenduda sellega, kes sa oled. Kui sul on mingid omad praktikad juba olemas, mida sa armastad, siis palun tee seda. See on nagu hästi võimas kaart tegelikult siia meile. Et see on selline ärataja. Ma panen siia veel 3 sõnumit. Ootake. Tegelikult tee siia, mul tuli tunne siia. Panen siia ühe teise kaardipaki üldse. Ma ilmselt natukene loen kõrvale. Mul tuli tunne seda kaardipakki kasutada. Valge valguse oraakli kaardipakki. Vaatame siia sulle toetuseks ühe sõnumi. Ma kohe tundsin, et see grupp tuli, siis oli vaja palju puhastada. See tähendab, sul on vaja palju lahti lasta mingitest asjadest, mis hoiavad sind justkui köidikutes. Nii, vaatan selle sõnumi. Epsilon modulation, väga huvitav. Vaatame koos. Mis see oluline sõnum on? Aha, siin ütlebki niimoodi, et kogu oma energiat, et sul on vaja sisse poole minna. Et lase oma tegudel, et las su teod ja sinu sisemised rütmid ühinevad. Et häälestu, nagu, et las olla see, mida sa tegelikult tunned ja see, mida sa teed, et need saaks üheks. Et ei ole enam seda, et see mask on ees, aga tegelikult seest tunnen teistmoodi. Mõistad? Nagu pühenda enda loomulikkusele, mis on su sees. Nagu selle sinu loomulik ajastatus ja rahu. Ja kui sa maandad ennast ja ühendad oma keskmega, siis sa mõistad oma vaimseid jõude.
sul on väga suur headus ja valgus su sees, et lase lahti sellest süüdistamisest ja häbitundest ja võta vastu see vaimne valgus, mis su sees on. Ahah, okei. Ma praegu siit rohkem ei hakkagi lugema, nii palju kui ma nägin, et enesekindlus ja autentsus. Ja tegelikult see lähebki kokku meie selle maskeraadi kaardiga, et see tuli nagu kinnituseks, et see on tõesti suur koht ja sul tuleb see koht ära teha, et joonduda sellega, mis on sinu sees. Et ma nagu kutsuksin singi siia kohta üles, siia kohta välja. Ärme põgene siit nagu kuskile muusse loosse hakka nagu sa mõistad nagu, et ma ei hakka siia väga palju asju enam juurde panema, et see on suur sõnum ja ma panen sulle lihtsalt paar toetussõnumit sellele, kuna lihtsalt see kaart nagu praegu kinnitas seda, et see on teema, see on see koht, siis mis on lihtsalt paar sõnumi toetust ja siis me vaatame veel selle üles tõusnud meistri ka. Aga praegu tuli tagurpidi, siis on ju, et vali optimism, et ära jää sellesse samamoodi nagu see kaart tuletas sulle meelde, et ära jää sellesse raskusesse kinni ja sellesse, et aga tema oli süüdi, aga vaat selle olukorra pärast ma nüüd ei saa teha seda, mis ma tahan, mis ma olen tulnud siia tegema. Ma ei saa valida enda häält, enda sõna, enda tõde, sellepärast, et siis on see ja siis on see. Nagu, et ei vali näha seda rõõmu. Vali näha seda, mida see head loob, kui ma valin iseennast, oma tõde, julgen kuulata, julgen olla autentne iseendale. Väga päris. Millist rõõmu see mulle endale toob. Ja teine on need õpiharjumused, et võib-olla sul on tarvis nagu minna mingile koolitusele või kursusele, et natukene ennast harida. Võib-olla kui ma kutsusin siin meie koolitusele, et see võib olla üks variant, et midagi nagu võib sind toetada, midagi võiks sind toetada, tunne enda jaoks ära, mis see on. Et võtta vastu neid ande, mis maailmal on sulle pakkuda. Et võtta vastu seda, mis sind ühendab iseendaga ja sinu intuitsioon siin tuleb mängu. Sa tunned ära selle koha. Võib-olla sul on juba mõttes olnud mingi koht, kuhu sa tahaksid minna õppima. Kuula seda või sa oled inspireeritud milleski, kellestki. Pane tähele, milliseid õpetajaid sa valid endale. Pane tähele, kas nad inspireerivad sind olema sina ise. Et ei oleks nagu maske ees, et need inimesed, kellega sa õpid, on autentsed. Nemad ise, see aitab ka sul seda kohta lahendada. Ja nüüd ma panen lõpetuseks siia üles tõusnud meistri sõnumi sulle siia. Kui sa soovid nüüd vastu võtta kedagi endale sellele teele toeks, siis siin on see võimalus. Ja sulle tuleb Paul de Venetian. Ma ei tea, kas ma oskan õigesti öelda, aga experiencing grace, sellise nagu jumalikkuse kogemine, tal on süda avatud, jaga oma andeid, siis oma jumalikult oma andeid. Et sellised inspiratsiooni ja armastuse lained tulevad sinuni. Ma tunnengi, et ta tuleb hästi helgelt toetama sinu südameruumi. Et see süda oleks kuuldud ja hoitud sellel teel, sest süda on see, kes kannatab, kui sa ei ole päris sina ise ja süda ei saa rääkida, siis on süda kurb. Ja see on raske energeetika, on ju. Sa tead seda, sa oled küsinud selle
kanalduse endale siia, sa oled küsinud muudatuse ja siin see on. Ja sa oled sellel teel toetatud, sa ei ole üksi. Sa saad jumalikkust kogeda sellel teel. Jumalikkus nagu selline hoitus, toetatud tunne. Sa oled selle kõigega üks, sa oled Jumala armastuses, jumalikkuse armastuses, universumi armastuses, kuidas iganes sa soovid enda jaoks sõnastada, ma arvan, et me mõtleme ühte ja sama. Ja sellised sõnumid tulid sulle täna, et hingetee kutsub sind tugevalt välja liikuma sellesse teadlikkusse edasi, millest me rääkisime. Ja kui sa oled selleks valmis, siis ma soovitan sulle teadlikult liikuda sellel teel. Et see on alati olla sina ise, et need õnnistused on tagatud. Ja see magus tee, kus käia. Nii et ilusat päeva sulle, kaunis hing ja ole hoitud. Nii, aga meie lähme siit edasi. Grupp number 3. Ingli aura. Aitäh kellakestele puhastamast meie ruumikest. Ja tore, et sa oled tulnud siia lugemisse. Mul on hea meel, Ingli aura grupp. Ja sinu hingetee suurim sõnum täna väga, väga huvitavalt on, et grupid ikkagi omavahel niimoodi koosluses omavahel räägivad, on ju. Ja sõnum on see, ära tee kompromissi. Kas sa näed siit ilusti, see on väga kaunis kaart. Ära tee kompromisse. Ära lase ennast lollitada, ära lase ennast trikitada. Ma ütlen sulle ka, et ole aus ja autentne. Ära müü ennast maha. Ära keera ise endale selga. Jää enda juurde kindlaks, enda tõele kindlaks. Ära mängi varjatud kaartidega, ole selge ja aus. Ära ütle ei, kui sa mõtled jaa. Ära ütle jaa, kui sa mõtled ei. Ära ütle okei, kui sa tegelikult ei soovi. Ära naerata, kui sa tegelikult su sees on hoopis teine tunne. Ära tee ennast väiksemaks, ära tee ennast maha. Pea endast lugu, austa ennast, näe enda pühadust. Teadlikult vali käia seda rada, mis sa oled tulnud siia käima. Sa oled julge hing. Sa lähed edasi püstipäi. Ükskõik, kuidas see ka sinu jaoks, sinu hirmudel ei tundu, aga see on hea tunne. Olla sina ise. Ja sul on kaasas selline tõde, mis ei ole väärt maha müümist. See on kallim kui ükskõik milline kuld. See on sinu kõige väärtuslikum kingitus, mis sul eales olla saab. Ja see on võib-olla maiuspala ka kellelegi teisele, kui sa selle maha müüd ja võtad hoopis tema tõe enda tõeks ja annad oma energiat ära. Aga see näpp on püsti. Ära tee kompromisse. Ära müü maha midagi, mis on kallis sulle.
sa tead, mis see on. sa tead, kus sa oled. liigu julgelt edasi. ära osta teiste tõdesid endale sisse, kui need ei resoneeru sinuga, kui sinu tõde räägib midagi muud. sa oled energeetiliselt toomas sellist võnget, saad aru, see ei olegi nii, et kas see nüüd on õige või see on vale, kõik on õige mingis mõttes, on ju. Aga sa oled toomas seda võnget, mis läbi sinu võngub, ja kui sa seda võnget ei lase läbi, seda tõde endast ei lase läbi, teed pidevalt kompromisse, siis sa ei ole puhas energia, sest sul on mingisugused mõttemustrid, mõistuse hääl, uskumussüsteemid seal vahel. sa ei saa olla nagu autentne, vaata sina ise. selleks ongi see, käi julgelt edasi. see on palutud universumi poolt, et sa seda teeksid. ma panen sulle 3 sõnumit, mis aitab sul seda hoida. Ups, üks tahtis ka kohe väga ise tulla. Esimene sõnum, et tagurpidi on, vot, enesearmastus. Hoia iseennast. Näitan sulle seda kaarti siit lähemalt. Hoia ennast ja pea ennast tähtsaks. Ja see armastus, mulle tundub, et see on nihkes mingis kohas, sest see tuli tagurpidi. Võib-olla sa ei ole ise endale pööranud tähelepanu nii palju või hoidnud või pakkunud endale seda, mida sa soovid päriselt siin kogemuses kogeda. Paku endale seda, hoia ennast, hellita ennast, paku parimat toitu, paku parimat eluviisi, parimat vett. Kõike nagu tee, ela nii kuninglikult, nagu sa oskad iseendaga. See aitab sul väestada seda enda tõeteel liikumist, see aitab sul näha rohkem, kui kallis sa oled, kui eriline sa oled. Siis tuli selline kristalli rõõmukaart, mis siis sümboliseerib seda, et mängulisust, et luba endal mängida, ära võtta liiga tõsiselt. Luba ka seda mängulist poolt luua, et iseendaga mängida. Ja see on alati ka selline hea kaart meeldetuletuseks, et kristalle kasutada oma igapäevaelus toetamaks. Ja 3. sõnum tuleb need tagurpidi jälle, et võib-olla sa ei ole osanud seda teha, aga nüüd on sõnum, et küsi abi. Et kui see tuleb tagurpidi, see tähendab seda, et sul on mingi blokeering seal olnud, et sa ei ole julenud küsida teiste käest, sa oled mõelnud võib-olla, et sa oled nii, sa oled vana tark hing, on ju, et sa tead ise, ma tean kõike, mida ma teen, kuidas kõik olema peaks, mida ma siin küsin, aga sa võid julgelt küsida. Kui sa oled teadlik suur hing, siis ole teadlik, kus sa küsid abi. Ole teadlik. Kas see resoneerub sinuga? Ära tee kompromisse jälle. Vali see, mis sind päriselt kõnetab. Jäta kõik muu. See need muu tagad ette. Võta see, kes sind kõnetab, kes nagu võngub. Niimoodi nii tugevalt, mitte see, et nagu okei, nemad või tema teeb ka, on ju. Ma lähen küsin tema käest, siis seda äkki ta teab. Mine sinna küsima, kus sa tunned, et jaa, vot see inimene, see koht, see kõnetab mind. See on minu jaoks miskit. See on see, mille mu hing ära tunneb, ma tunnen, mu hing küsib seda. Isegi see tundub ebaloogiline või tundub võib-olla, et nagu ma ei tea, kas ikka see on see nagu selles mõttes, et kas ma ei tea, näiteks võin seda endale lubada, minna selle terapeudi juurde või selle õpetaja juurde või see võib olla ka nii, et aga siis lase sellest lahti.
sellest, et sa ei luba endale seda, vaid luba, tunne ära, see aitab sind palju edasi. Ja see on täiesti hindamatu, kui su hing areneb edasi ja sa käid oma rajal edasi, et sa tunne ära, ole hästi teadlik. Sa ju oled, on ju. Et ära lihtsalt sellepärast, et sa ära ennast nagu kinni pane maailmale. Et kui sul on see koht, et sul on vaja abi, siis on vaja abi. Ja see on okei. See on täiesti okei. See on super, sest et sa ei ole eraldi millestki. Sa ei ole üksi. Sa ei ole nagu see duaalsuses, me oleme siin kõik koos. Et luba endale seda pehmust ja mängulisust ja armastust ja seda kõike. Et ära hoia hambad risti midagi kinni. Pane tähele, mida sa hoiad hambad ristis kinni, palun. Mõtle selle peale. Tunneta see koht läbi. Seniks ma panen siia meile ühe üles tõusnud meistri sind toetama. Kui sa soovid, vaata, sa võid ka selle abi nüüd siin vastu võtta. Kui sa nüüd tunned, et jah, see on see koht, olgu ma võtan selle meistri endale toeks, siis nagu tee süke enda sees väike taotlus praegu, et sa päriselt võtad selle info vastu. Ja nad energia maailmas on päriselt sulle ka toeks. Millal iganes sa vajad, kutsu abi ja see on sinu. Nii, siin tuli toetama Kuan Yin, väga-väga suur meister, õpetaja, kes õpetab meile siis kaastunnet ja sellist hoolt. Vali olla armastus. Tee, mis on õige kõigi jaoks. Paku sellist abistavat kätt. Et sulle tuleb selline hästi soe, teadlik nagu kaastunne ja lahkus kõrvale, kes aitab nagu sind hoida selles kõiges. Läbi selle sõnumi tuleb mulle mingi tunne, et sa oled hästi armastav hing, hästi helde, lahke. Sa tahad inimesi aidata. Ja tegelikult need asjad käivadki nagu koos, on ju. Mõlemad pooled on olemas. Selleks, et sa saaksid teisi aidata, on sul vaja ennast hoida. Ja natukene võib-olla vähem neid aidata. Sul on vaja ennast austada, et sa saaksid teisi aidata. Sul on vaja ennast kõigepealt aidata. Ja võib-olla sul on see tunne suur sees, et ma tahan aidata, ma tahan olla see. Ja siis ole see kõigepealt endale. Siin tuleb see enda hoidmine ja armastamine mängu. Samas ka see rõõmukaart on ju. Et leia enda sees see toetuspind üles jälle, et sa tunned hästi ennast enda elus. Siis sa saad minna, laieneda sealt edasi ja ära muretse, see tuleb, sa oled ju see, kes oled, on ju. Seda ei saa muuta miski, seda ei kõiguta miski. Ja lihtsalt mingid need kohad on enda sees vaja ära tunda, läbi teha. Ja siis sa laiened ja lähed oma rajal jälle edasi. See ongi see hingetee praegune koht, mis on vaja ära tunda, on ju. Võta seda piisavalt tõsiselt, et teha seda sisetööd, et ära lihtsalt kuula neid lugemisi, vaid pane need töösse enda ellu. Pane kirja need asjad, mis sind kõnetasid. Pane endale kirja eesmärgid, mida sa soovid rohkem nagu tunda, võib-olla mõtiskleda, mille üle, sest et kui seda informatsiooni on meie ümber infoajastul palju, siis tuleb olla kohal. Et me ei kaoks ära selle info sisse, on ju. Ja ma tunnen, et siin ongi sulle piisavalt sõnumeid, nii et soovin sulle kaunist päeva jätku ja ole õnnistatud, imeline hing.